mis sa tegid? Vajutasin kolme. Veel korra või? Jah. 2 korda vajutasin kolmi. Mida sa teed? Miks mul pliiatsid on mustad? Sain ka esimest korda, no suru kallis, kõvasti suru. Sain esimest korda telefoni ja hääl on ka ära. Ja kell saab 1 kohe, 10 minuti pärast. Ja me olime kell 8 hommikul juba bussipeatuses. Käisime Noorega silmaarstil, Saskia oli kaasas. Ja okei. Ja siis kohe kannata ja nüüd siis olen kodus olnud, tulime koju, siis ma hakkasin koristama, ennem käisime poest ka läbi. Okei. Ja Noora on siis kodune, me ei hakka teda lasteaeda viima. Ja nüüd koristasin, pesin põrandad ära, lappasin kõik puhtad pesud lastel kokku. Kappi peab veel pärast panema. Ja nüüd põhimõtteliselt. Ja meil vahepeal oli siin väike draama ka, sellepärast kuna ütlesin Noorale, et palun ära värvi selle sinise asjaga. Ja ta värvis ja siis tuleb minu juurde nuttis, et umbes tal on valus ja see ei tule maha. Ja ta värvis endal tume sinise küünelakiga lihtsalt huuled ära. Ja mis te arvate, kui mul on olnud mingi 10 aastat keelküüned, kas mul oli mingit atsetoo? Ilmselgelt ei olnud. Nii et siis ma ikkagi naabri käest lõpuks sain, Noora mingi nuttis, käis mul järgi, mina olin kuri, sest ma olin juba öeldud, et ära tee ja siis ikka teeb ja pärast siis leppisime ära, kallistasime, palusime vabandust üksteiselt ja nii edasi. Aga ja kreisi. Leppida ära, me juba leppisime ära. Näita oma ilusaid huuli. Niimoodi leppida ei saa mulle peale veel kurjaks või. Musu. Mis me ütleme, kui me ära lepime? Maa? Ja. Maa? Armastan. Armastan. Sind. Sind. Väga. Väga. Palju mina sind ka. Mina sind ka, kallis. Nii. Igatahes kohe lähme. Ja nüüd siis meil tuleb vist üks sõbranna varsti siia ja teine helistas ka, et me pidime peale jõule või peale jõule enne uut aastat kokku saama, aga meil ei klappinud. Ja siis tuleb vist, kui klapib täna õhtul üks teine sõbranna ka korraks läbi, et 2 sõna juttu rääkida. Nii et vaatame. Ja Noora on trenn ka ja Henno on Tartus. Nii et vaatame, mis saab siis täna. Teed lahti või? Ära panne Saskia magab. Jää ja
pallijäätised. Ei, praegu. Sa ajad. Ja Sissi tõi sulle. Aga kõigepealt see on jäätis ära, on ju? No mis sa said auto või? No väga. Issi paneb teile muss. Suht mõtet on proovida teile mingit siukest filmi teha või nagu rääkimise klippi, sest mul lihtsalt ei ole häält või mäleta, millal mul viimati oleks olnud nagu haigusega niimoodi, et mul häält ei ole. Aga mulle jõudsid just makroonid ja ma lähen kohe varsti naabrinaist õnnitlema. Aga ma vist edaspidi lihtsalt näitan oma niisama mingi päevas klippe ja kirjutan äkki midagi juurde, sest mul ei ole mõtet nagu. No nii, ma olen ka tagasi. Te tegelikult ei saa vist aru sellest, aga ei ole vist mingi 2 või 3 päeva filminud üldse. Okei, ühe klipi tegin, valetan. Aga mul oli hääl täiesti ära, seal klipis ongi kuulda seda. Ja ma ei tea, kes mind Instas jälgivad, siis ka teavad, et mingi räme, ma ei saa öelda, et mingi hull masendus või midagi, aga lihtsalt tõesti null motti ja kuidagi, ma ei tea, kõik tuleb nii raskelt. Ainult nagu pushid ennast tagant, et nagu midagi teha. Ja siis ma võtsin ära sest challenge'i ka vastu söögi osas. Ja nüüd seda on ka nagu nii raske tegelikult täita ja teha, aga äkki see toob mu sealt august välja ja aitab kevadeni vastu pidada, who knows. Aga ma just siin hakkangi sööma. Ja ega mul suurt ei olegi midagi rääkida selles suhtes, et nädalavahetus reedel käis mul sõbranna siin. Hinnu läks lastega esimest korda maale, nagu ma olen ka eelnevalt maininud, ka Saski andsin ära. Mõlemad ööd ma istusin 3 või 2 üleval ja vähklesin voodis ja ei saanud magama jääda, sest Saskatega lapsi polnud. Aga hommikul magasin kaua ja lihtsalt lebotsin diivanil, ei koristanud. Lihtsalt olin, tellisin süüa kõike, mida isutas. Kaalunumber muidugi esmaspäevaks näitas seda, või noh, tänaseks siis. Aga kuna ma teadsin, et mul tuleb see challenge ja ma ei olnud niimoodi täiesti üksinda vaadanud sarju, lihtsalt terve päev nagu laupäeva siis lebotanud. Ma arvan, et 2 aastat või 3 aastat. Viimati ma mäletan, et meil oli siuke, et me tellisime, Hennu oli ka siis kodus, tellisime süüa
ja vaatasime terve päev mingi Netflixi ja värki, siis kui ma emmaga olin rase 9 kuud. Niimoodi, et Hennu ema võttis Noora nädalavahetuseks enda juurde, et me saaks olla lihtsalt enne siis, kui sünnitus on, sest ma pidin minema teisipäeval nii-öelda esile kutsumisele ja suure tõenäosusega keisrile. Ja siis ta ütles, et ta võtab nagu Noora enda juurde. Ja siis ma mäletan, et me tellisime igast mingit sööki lihtsalt, ainult nii palju tõusime voodist, et vetsu minna ja minna uksele, et võtta toit vastu. Ja siis istusime edasi voodis, vaatasime paar filmi, magasime, vaatasime paar filmi, magasime. Ja siis ma kogu aeg naeran, et pühapäeva hommikul ma ärkasin valudega. Ja pühapäeva öösel ma läksingi siis vastu esmaspäeva haiglasse sisse ja oli emmaga nagu sünnitama minek. Et suur puhkus siis keha nii-öelda oli kogus jõudu ja oligi valmis minema. Et suur puhkamine pani nii-öelda asjad käima. Aga jah, ja siis ma mõtlesin, et mul on niikuinii mingi hull maseka periood või nagu mitte masekaga, lihtsalt motipuudus ja mind ajab sinna unimarru, et mul siuke periood on. Sest ma ei ole muidu siuke. Ja siis ma lihtsalt olin ja magasin ja puhkasin. Ja kui te arvate, et ma täna ärkasin ja olin mingi mul on täiega energiat ja ma ei tea, hullult tahan kõike teha, siis nope. Ma ei tea, ma ei suuda oma tassi viimasel täita. Hennul on hetkel olnud siis puhkused, trennist on tal vaba ka see nädal, ta ei tea, millal tal täpselt hakkavad nüüd uuest aastast. Ja ma olen saanud nii palju käia üle nagu nii pika aja, ma ei tea, spaas. Ma käisin enne, ma ei tea, ma olin see aasta käinud vist 2 korda spaas. Ja enne nüüd seda tralli. Ja nüüd ma olen aasta lõpu ja praegu ka käinud juba mingi, ma ei tea, 5-6 korda. Ja sõbrannadega kokku saanud ja nagu Hennu on nagu mulle nii palju võimaldanud selles mõttes nagu, et ma saan minna ja käia, sest tal on puhkus olnud ja trennidest vaba, et nagu siis ta on nagu muidugi, et nagu mine käi. Siis ta saab aru, et ma olen mingi megaväsinud, närviline, ma pole üldse mina. Ja nagu mulle tundub, et ma lihtsalt ei suudagi oma tassi ära täita. Ma ei tea, mis toimub. No see ilm ka muidugi ei ole just motiveeriv. Kell saab 3 ja meil on täiesti pime. Ma ei tea, mis ise. Et jah. Aga elame selle aja üle. Ma olen juba täiega kevade ootuses. Nii et jah, kui tuleks mingi korralik mõnus lumi maha, nagu et oleks ilus päike paistaks, siis mul oleks ka moti, sest siis nagu võiks kelgutama ja värki minna ka mingi hall, sombune, mingi vabandust väljenduse pärast, aga sitt sajab sealt alla nagu, mitte ei ole mingi ilus lumi. Nii et jah, ma ei tea. Ja selle asemel, et täna hommikul minna Sassuga trenni esimest korda, nagu leidsin, et beebi mingi fitnessi värk on ka ja suured on nagu lasteaias, ma saan hommikul Sassuga minna. Siis me läksime Saskiga magama. Jah, õnneks ma lähen täna õhtul naabrinaisega nagu jalutama. Teeme oma sammud, sest ta osaleb ka challenge'is. Nii et jah, eks näis. Ja mu suunurka paraneb, see on veel praegu suht kole, aga see ei ole üldse enam valus ja siin on lihtsalt üks mingi kärna koht ja siit punetab. Nii et varsti ma olen selles mõttes ka normaalne tagasi. Ja jah, nii et ega siin ei olegi midagi. Ma olen täna vähemalt pesnud 2 või 3 masin peseb. Ja mul on kokku hetkeseisuga 4 masinaid puhas pesu kokku lapata. Üks on kuivatis, mis on 5. masin. Ja 6. masin kokku siis praegu peseb. Mis ma vaatan, kas ma panen kuivatisse või ma panen restile. Ja tegelikult ma tahaks 1 masina veel. Nii et mingi 7 masinat. Ma ei tea. Vaatame siis. Mis saab? Pille. Nii, üks on mul seal. Seal. Saskia.
ja mina hakkan siis süüa tegema või noh, teen juba. Pesusima lõpuni lapatud ei saanud, sellepärast kuna üks preili tuli ja nägi, et emme ei tegele temaga ja siis läks kisaks. Siis ma mõtlesin, et ma proovin süüa teha ja siis ta korraks leppis ja siis hakkas jälle jaurama. Nii et siis panin ta tooli ja sööb mõnglit, sest ma pean tegema teistele toidud valmis. Innule teen seljanka. Pliksid saavad makaronissalaati. Ja siis Saskele peaks tegema näputoitu, mingit kotletti, kartulit, kartul ja vaatab, kas midagi veel. Nii, mis see kell nüüd on? Paneme 10 minutit Saskia. Et nii, siis on munad valmis. Ja ma teengi nüüd toidu ära ja siis Heinu läks praegu tüdrukutele järgi. Ja siis, kui toit on valmis, ma üritan vaatasin, et mul kuivati lõpetas, et ma saan panna, pesumasin ka lõpetas, et ma saan panna pesumasinast otse kuivatisse ja panna veel ühe masina pesema ja siis äkki ma jõuan veel lapalt ära ja ma panen Noora trenni asjad kokku. Ja siis käin Nooraga trennis ära ja siis lähen jalutama ja pärast käin poes, ma pean kana ostma ja prügikotte ja siis pärast saan endale äkki Caesari salatit teha, kui ma viitsin. Kui ma kunagi jalutamas tulen ja vaatab, kuidas lapsed on, kas ma pean nad tuttu panema või nad on äkki ära pannud, milles ma kahtlen, sest ega ma poole ööni ei jaluta. Nii et eks näis, aga kõigepealt tuleb see toit valmis saada ja kodus mingid asjad veel ära teha, ennem kui saab minna Nooraga trenni ja siis jalutama. On ju, Saskia? On ju. Kuidas Emil? Miks? Aga peab. Noh, kes see karjus terve aeg rookas, ja? Kes see karjus? Hallo, sinuga räägin. Ai, kui naljakas on ja? Oli naljakas emmega niimoodi karjuda. Sinuga räägin. Sina oled süüdlane. Jaa, nunnu oled, on ja? Nüüd oled suppi, lihtsalt väikstad. Need on tõvad ja head ja pehmed. Tõsi ka, jah? Jaa. Okei. Vaata sellised Kuidas su enesetunne on? haige tunne. Haige tunne või? Mis sa leiad sealt haige tunne? Aga praegult on ju hea olla. Sa mängid ja sõid ja võtsid rohtu ju. Puuksu tegin. Väga äge. Vaata, kui ilus meie see... Emme. Teen talle silmad ka. Kussile teen silmad ja suu. Pole nii ammu rääkinud või ma ei tohi üldse kuidagi see filmimine on hetkel olnud siuke, ma ei tea, pole nagu päris see olnud, aga vaatasin eile neid kaameraid, siis leidsin ühe, mingi 700 € maksaks, päris kallis. Nii et ma hetkel arvan, et ma jätkan telefoniga veel. Ja vaatab siis edasi, Noora on ka kodune, sest eile oli nagu kõik üli hästi, üli korras. Käisin veel õhtul sõbrannaga jalutamas. Miukse. Tädi Melissaga. Tõsi näha teda. Millalgi näed Riko ja Rajani. Ja siis veel, trenni ei jõudnudki, kuna Innu oli Tartus. Ja siis käisin õhtul jalutamas hoopis. Ja sest ma tahtsin Noora. Ja siis rääkisime, et äkki nädala lõpus teeks kõik koos midagi, et kõikidel on lapsed terved.
ja siis Noora täna hommikul ärkas 38 palavikuga. Nii palju siis sellest. Aga mine võtta palun ära, see on sinu tooli all. Nii et ma ei teagi, ema ma tean, et tahtis täna siia tulles tööle tüdrukuid näinud peale meie jõuluistumist. Sellest on päris pikalt siis aega möödas. Ema. Vau. Ossa. Ja ei, see on väga ilus. Nii et seda tahtis siia tulla, Hennu on jälle Tartus. Vau. Nii et eks näis ja mul sõbranna tegelikult juba eelmine rääksime ja et minna õhtul ujuma. Ma tegin tähevõru sulle. Aitäh. Näe, vaata, teeme niimoodi. Oota, anna. Näe, niimoodi. Vau, kui ilus. Aitäh sulle. Kaela teen ka sulle. Okei, tee kaelage ka. Ma pean tõid kokku panema. Ma ei teagi, panema. peab vaatama, mis kell Hennu jõuab ja kuidas mu ema on, et kas mu ema on veel siin, sest Nooral trenn jääb ära. Kuna ta on haige, muidu ma oleks homme läinud. Aga kuna jääb ära, siis ma tahaks nagu täna ära käia. Ja ma tahtsin täna tegelikult mõtlesin veel, et ma tahaks loomaaeda minna, aga no nüüd. Ka minuga. Jah, aga sul on palavik ja siin ei saa minna, siis kui sa terveks saad, siis lähme. Kas talvel? No me võime talvel ka minna, jah. On siis ju päevanna. Okei, aga ennem tuleb terveks saada. On ju? Ei, ma näitan, see on ka teha. Ei, me lihtsalt nuaga kraabib seda. Miks? Lihtsalt. Ja Saskia läks tudule. Nii et. Jah, nii et. Üldse mingi kahtlane öö. Ma ei tea, mis hetkel Emma meie voodisse tuli. Igastahes Emma magas meie voodis. Siis Saskia, ma ei tea, kas ta niheles nii palju või miks. Aga meil on niimoodi, et meil on nagu, ütleme, et siin on sein, siin on meie voodi, siin on tegelikult peakohad. Siis siin on voodi, siin on jalgade osa. Ma rohkem mängida plasti. Aga pane siis need kaaned peale ja seal peal on see. Okei, siin on jalad, siis siin on väike vahe ja siis siin on Saskia voodi ja siis on nagu sein. Ja ma magasin siin jalgade otsas mingi kägaras kuidagi, Emma magas mu juures. Minuga. Tavaliselt ma magan seal jalgade otsas siis, kui Saskia nagu hästi palju öös seal jonnib ja niheleb, et siis oleks nagu ma ei viitsi kogu aeg sealt sinna nagu minna. Ja siis Noora oli diivaniilissiga. Ma ei tea, väga siuke imelik öö oli. Ja ma tahan siis. Mis sa tahtsid? Neid väikseid klotse. Legosi. Legoseid. Me mängisime plastiliinidega. Ma võin oma käevõru ära siis võtta või? See peab jääma, see on su kallis tähevõru. Minu kallis ja see kaitseb sind. Nii nunnu oled. Aga see kuivab ära, ma pean ikka selle panema praegu kuskile topsi sisse, et see ära ei Sa ei kuivaks. tohi kerida. Ma panen ta kokku. Siis kui ma tahan tagasi panna, siis ma näen kiri niimoodi lahti. On ju? Tule pane enda see tükike ka siia sisse, muidu need kuivavad ära. Siis ei saagi enam mängida. Nad on hästi pisikese. Assu. Ja palun mine võtta oma veepudel diivani seal taga. Või diivani peal vaata. Nüüd hakkame siis legodega mängima. Nii et ma ei teagi, kas see video jõuab ennem teieni või pärast, aga ma siin mõtlesin, et hullult paljud on eelnevalt küsinud ka ja siis küsinud ning siis lisaks hullult palju on nagu seda, et tahetakse, et ma räägiks oma sünnitustest ja rasedustest. No, kui ma kunagi selle video ära teen, siis ma loodan, et peale seda keegi veel tahab lapsi ka saada, sest mul ei ole just eriti mingid ilusad ja positiivsed kogemused. Nii et. Emme, vaata, siin. Ei täitega, ma panin kinni. See on väga kiiresti olnud kinni. Oih. Mis tegid? Vaata, et sa ei kuku. Emma, kas sa oled suur tüdruk? Emmami. Opsti, mida? Tule nüüd. Jalad lähevad märjaks, kullake. Kopsti, tule nüüd. Kuule, sul lähevad jalad märjaks, tule. Emmami. Lähme nüüd. Opsti.
mis nüüd? Seda.